Tervist kõigile! Täna on meil 9. mai aasta 2016 ja oleme kogunenud siia suurele auhinnamängule. Selle auhinnamängu on toonud meieni firma Reader Digest, mis tegutseb 72 riigis üle maailma. Tegemist on kirjastusfirmaga, kes saadab meile kodudesse raamatuid. Ja tänase suure auhinnamängu puhul oleme me siia kogunenud mitmeid inimesi, kes siis kontrollivad selle loosimise õigsust. Minu kõrval Marika Metsala, kes on Reader Digesti Eesti esindaja. Tema kõrval Joosas Matšis, kes on siis sama firma juhatuse liige. Tema kõrval Rein Ruusalu, PKF Estonia audiitor. Ja mind augas Beljonis IT-spetsialist. Suures auhinnamängus said osaleda kõik, kes ligi poole aasta jooksul tellisid raamatu Toit meid kahjustab, toit meid tervendab. Neid inimesi oli väga palju ja kõigi nende vahel eriauhinnana täna läheb loosimisse auto Škoda Rapid või 15 000 eurot. Selle valiku saab võitja juba ise teha. Ja nüüd kõik, kes te olete osalenud läbi tellimise meie suures auhinnamängus, tähelepanu, algab loosimine. Ja meie eriauhinna suures auhinnamängus on võitnud Enla Odamus Otepäält. Palju õnne! Täname kõiki, kes on osalenud meie auhinnamängus siiamaani ja tuletame meelde, et 12. detsembril sel aastal leiab aset järgmine suur loosimine. Kokku sellel aastal läheb loosimisse kõigi raamatutellijate vahel 60 000 eurot. Nii et pöidlad pihku. Kui te täna ei olnud edukas, siis 12. detsembril sellel aastal võib õnn naeratada just teile. Täna toimus meil suur auhinnamäng, mille peavõiduks oli 15 000 eurot või sõiduauto Škoda Rapid. Selle korraldajaks oli Reader's Digest. Kes või mis on Reader Digest? Reader's Digest on rahvusvaheline kirjastus, kes tegutseb 70 erineval turul ja ta avaldab raamatuid 35 erinevas riigis. Nagu ma aru saan, siis tänane loosimine ei olnud sel aastal viimane. Neid loosimisi tuleb veel. Mida peab tegema üks inimene, et osaleda järgmises loosimises? Ja tänane loosimine ei olnud viimane. Meil tuleb järgmine loosimine 12. detsembril ja selleks, et osaleda loosimisel, peab tagasi saatma kas jah või ei vastuse ümbriku. Kui te soovite osta raamatu, siis vastate jah ümbrikuga. Kui te soovite ainult loosimises osaleda, siis saadate tagasi ei vastusega ümbriku. Mõlemad vastused osalevad peaauhinna loosimises. Kas ma saan aru, et te saadate üle terve Eestimaa kirju pakkumistega nendele raamatutele? Kes saavad need kirjad? Kirjad saavad 20 000 inimest, kelle me oleme välja valinud. Ainult nemad saavad tellida neid raamatuid või osaleda loosimises. Kui suur on see summa, mis sel aastal kokku suures auhinnamängus loosimisele läheb? 60 000 eurot. Aitäh! Tere tulemast! Mul on väga hea meel teid täna näha siin meie suure auhinnamängu eriauhinna üleandmisel. Me anname täna üle 15 000 euro suuruse eriauhinna ja auhinda on vastu võtma tulnud proua Enla Odamus Otepäält. Kallis Enla Odamus, meil on väga hea meel, et te võitsite selle auhinna ja tere lilled. Aitäh! Ja see on sertifikaat selle kohta, et te olete meie auhinna võitja. Selle te saate endale. Oi, väga ilus. Ma kallistan ka. Kumma lilled. Proua Enla, ma saan aru, et teie olete meie suure auhinnamängu eriauhinna võitja. Teid on siia toonud selle raamatu võitmine. Miks te selle raamatu endale soetasite? Ma juba sellepärast, et ma olen ise eluaeg tegelenud tervise edendamisega. Ja nüüd ma vaatasin, et see raamat on täpselt minu jaoks. Mida te healt leidsite sealt? Mina
hoolitseks enda ja teiste tervise eest. Kas see ost oli seda väärt? Ikka väga väärt. Ma juba tundsin, et mõni asi läks minul 10-sse. No milline oli see üllatus? Kuidas te seda kirjeldaksite, kui teile teatati, et lisaks raamatule, mis oli suurepärane, saite te veel 15 000 eurot? Kui aus olla, siis ma ei uskunud. Ja keegi, isegi abikaasa ei uskunud. Ütles, et see must nali võib olla. Aga täna usute? Nüüd ma usun. Kas on plaanis veel tellida raamatuid? Raamatuid ikka, sest need on hea lugeda. Aga ausalt öelda, mina ei ole elus kunagi võitnud, seepärast ma kahtlesin ka. No esimest korda, pole kunagi hilja. Jah. Palju õnne! Aitäh!